Skeptik ei ole inimene, kes sarnaselt pimedale ütleks, et ta ei näe või kurdile, kes tunnistaks, et ta ei kuule või et oleks inimene, kes asju meie ümber olematuks peaks. Aga skeptiku filosoofiline argument haarab oma jõu tõdemusest, et sellest, et kõik need asjad meile näivad, me ei saa loogiliselt järeldada, et need asjad ka niimoodi on, nagu nad näivad. Ja olles just kuulnud Descartesi katkendit sellest, et tõeliseks teadmiseks saab pidada üksnes kahtlusevaba teadmist, võiks küsida, millisele kriteeriumile, millisele tingimusele see teadmine peab vastama. Sest et vaadake, kui selline teadmine on tõepoolest olemas, mis on kahtlusevaba teadmine, siis selles teadmises peaks just nagu loomuomaselt peituma midagi niisugust, mis võimaldab tema tõesust ja kahtlusevabadust ära tunda. Descartesile on siis põhiülesandeks oma meditatsioonides välja jõuda kahtlusevaba teadmiseni. Kuid milline teadmine on kahtlusevaba teadmine? Ilmselt niisugune teadmine, mille tõesust me täiesti evidentselt ehk ilmselt tajume. Kuid kas niisugune teadmine saab puudutada meeleliselt tajuvaid asju? Tõepoolest mitte. Et see on minu käsi või et ma istun toolis, see on kahtlemata minule antud, aga mitte ilmselt. Aga milline teadmine võiks siis olla ilmne teadmine, niisugune teadmine, milles ma kuidagi kahelda ei saa. Kujutame ette järgmist situatsiooni. Ma olen teie ette tulnud loengut pidama ja minu pea ümber on paks rätt, ma hoian põsest kinni, minu põsk on paistetanud ja ma ütlen, vabandage väga, ma ei saa enam loengut pidada, mul on kohutav hambavalu, kui ma ei eksi. Te ütlete, kuidas? Te ütlete, teil on kohutav hambavalu, kui ma ei eksi. See on ju midagi niisugust, mida te kindlalt teadma peate. Või siis, kui ma näiteks ütlen teid kuulda võttes, ma tean, et mul on kohutav hambavalu. Ja keegi teie hulgast, olles lugenud Descartesi, ütleb, et aga kas te ei saaks siis selles kahelda? Esitage piisavad tõendid selle kohta, et teil on kohutav hambavalu. Jällegi ma olen hämmingus ja ma ei tea, missuguseid tõendeid tuua. Kõik, mida ma saaks öelda, on see, et minul on see hambavalu. Aga sellest, et teatud asjad minule on ilmsed, ei järeldu, et nad peaksid olema ilmsed teie jaoks. Ma tean, et see on minu käsi, kuid teil ei ole ilmsus selle suhtes, et see tõepoolest on minu käsi. Descartes oma meditatsioonides seab siis kahtluse alla kogu meelelise tunnetuse ja kogu loodusteaduse, mis on meelelise tunnetuse süstematiseeringuks, ja ta küsib, aga mis saab matemaatikast? Sest kas matemaatika ei ole ometi tõsikindla teadmise etalooniks olnud kõikidele aegadele ja kas matemaatika sellisest kahtlusest pääseb? Ma oletan niisiis, et mitte kõik hea Jumal, tõe allikas, vaid mingi paha vaim, kes on ülimalt vägev ja ühtlasi ülimalt kaval, on kogu oma usinuse mängu pannud, et mind petta. Mõtlen, et taevas, õhk, maa, värvid, kujud, helid ja kõik välised asjad ei ole muud kui unenägude narritused, millega ta minu kergeusklikkust varitseb. Arvan, et mul ei ole käsi ega silmi, liha ega verd ega meeli, vaid et see, et mul kõik need on minu ekslik usk. Descartesi kurjageeniuse teema on omamoodi haarav ja seda on nii ilukirjanduses kui ka filosoofias päris oluliselt hiljem puudutatud, kuid need, kes tunnevad Descartesi meditatsioone, need teavad, kuidas asjad lõppevad. Descartesi järgi on meile antud ainult üks kindel teadmine, see on kindel teadmine mõtleva mina olemasolust. On miski mõtlev mina ja niipea, kui ma selles kahtlen, ma veendun, et ta on olemas ja mida rohkem ma selles mõtlevas minas kahtlen, seda enam olen ma veendunud, et see mõtlev kahtlev mina on olemas. Kuid kas sellel kahtleval minal on ka käed, keha, kas ta elab mingis maailmas, istub toolis nagu mina praegu, see ei kvalifitseeru tõelise teadmisena.